Ma räägin sulle kohe alguses ära, milles see raamat on. See on minu loomingulise varguse tipp. Luuledisko on selle asja nimi. Siin on tohutu hunnik värsse, mis on laenatud teistelt autoritelt ja täiesti nagu avalikult ja otse laulutekstide juppe ja pikalt Led Zeppelini ja igasugu teisi bände niiviisi pikitud vahele ja Marie Underit. Lisaks sellele need, mis ei ole varastatud otse, need tekstid kõnelevad nendest teistest autoritest, kelle käest ma varastan, et ma varastan nende elulugusid ja muide valetan seal ka. See on selline valetamise ja varastamise raamat, luuledisko ühe sõnaga. Minu meelest on küll eriti mingit valetamist ei olnud, et luuletamist seda nüüd küll, kui sa selles tähenduses sõna võtad, aga minu meelest oli väga aus raamat. Vaata, räägi nüüd veel korraks natukene selle asjakese kohta, et vahepeal sul ilmus raamatuid nii sageli, et isegi minul läks korraks järg ära ja ma ei mäletanud enam, milline oli nüüd parasjagu kõige värskem ja milline mitte. Ja selle raamatuga oli ka tegelikult ausalt öeldes nõnda, et kui ma ühel hetkel küsisin, et kuule, ega sul ühte uut käsikirja ei ole, siis sul läks, mitte just pool tundi, aga umbes pool päeva, kui see käsikiri kuskilt sahtlist ka leidus. Et räägi, mille poolest ja mille jaoks on sinu arust see teos olulik? Ma tahtsin seda raamatut väga pikalt teha, aga mul ei olnud motivatsiooni. Mul oli olemas teatav hunnik selliseid proosapoeeme või lühikesi poeetilisi palu, mis räägivad kirjandusest, maailmast üldse ja mul ei olnud nagu põhjust või võimalust neid kokku panna ja siis tulid sina ja ütlesid, et Jürgen, kas sul käsikiri on? Ja siis mul tekkis kohe, et aga ma ju nagu mõtlesin seda teha. Ja siis ma tegin tõesti, kuna ma teadsin, et see mul kuskil on, ma lihtsalt omaenda arvutis sorasin kõik nukad läbi. Praegu olen paar tükki juurde leidnud, mis oleks võinud siia raamatusse mahtuda. Tegelikult tegin ma kunagi oma esimese raamatu umbes samamoodi, et Doris Kaleva küsis mult, et Jürgen, sul on mingi käsikiri olemas. Ma ütlesin, ikka on, muidugi. Ja siis Doris ütles, et too mulle homme Sirbi toimetusse, et ma loen. Siis ma ütlesin toimetusse, aga mul ei ole ju midagi. Istusin öö otsa, kirjutasin igasugust soga ja siis otsisin kõik vana ka kokku, mis mul oli, vaatasin, et miski ei kõlba, viskasin kõik välja ja panin selle mingi asja kokku, viisin Dorisele, ütlesin, et loe siis. Ja siis pool aastat hiljem Doris helistas, et kuule nüüd see nagu tuleb trükikojast. Et selles mõttes, et selle raamatuga natuke samamoodi, et ainult, et ma teadsin seekord, et ta läheb kohe trükki. Näita selle esimese raamatu kaanepilti ka. See on jah, sonettide minu esimese raamatu kaanepilt tõesti. Jah, ja teise õla peal on sul siirulind. See on sealt, kus see on maha, nagu ma mõtlen, ma varastan igalt poolt, kus ma saan. Oli see Oskar Vald, kes ütles, et andekad laenavad, geeniused varastavad. Oi, kes seda nüüd enam täpselt mäletab, aga sarnast mõtet on avaldanud küll. Kuule, räägi ära, mis värk sul selle Underiga on, et ega meil siin pikalt aega ei ole ja luuletus Underi kohta on sul väga pikk siin, osa sellest on Under ise kirjutanud. Miks just Marie? Tunnista üles. Marie Under on Eesti luule üks kõige kirglikum naine. No ta ei ole võib-olla nii kirglik kui Sveta Grigorjeva, aga ta on ikkagi kirglik. Ja üks rajumaid naisi Eesti luule ajaloos ja mehed on tema peal ainult tampinud, teda kuidagi ära kasutanud, maha teinud, tema üle nalja teinud, temast väga koledaid kujusid teinud. Ühesõnaga Marie Under, kes on üks kõige seksikam töötallaps, kõige kelmikama värsi ja keelega ja ta oma sõbrad tegid üle nalja, pilasid teda ja nüüd tänapäeval ka veel, eks ole, on ta ikkagi jalus ja isegi ta kontidele ei lasta rahus lebada, vaid taritakse ühest kohast teise, et ikka Eestimaal on teda rohkem vaja. Ja siin ma mõtlesin, et natukene võib ju anda pasunasse neile tüüpidele, kes talle liiga on teinud. Väga hea. Küsin veel nii paljukest, et selle raamatu pealkirjast suurem osa on välismaa keeles. Sõna disko, jah. Ütle interneti inimestele, mida see tähendab? Alle Leute wollen tanzen. See on tegelikult ühest minu ja Sveta tekstist või performance tekstist, mille esimene poolt on, et Alle Leute wollen tanzen. Kõik inimesed tahavad tantsida ja teine pool on Arbeit macht frei, aga töö teeb ta vabaks. Nii et see on niisugune poeesikatke. Aitäh, lähme tööle.